Tervist kõigile. Mina olen härra Ivo. Ja tervist jälle kõigile, kes siin nüüd esimest korda on. Mina olen Ivo ja toon teieni järjekordse video, mille teemaks siis on lihaskasvatamise müüdid ja kokku sain ma neid kas 6 tükki vist, lõpuks näeme. Ja kes meist ei oleks kuulnud siis, et näiteks seda kõige labasemat juttu, et kui trenni tegemise järgi jätad, siis lihaskiud muutuvad järsku rasvaks ja siis kõik, kes enne trenni teinud, lähevad rõvedaks ja paksuks ära. Isegi sellist müüti ma äkki isegi lahti seletama, see on ikka ilmselge bullshit. Nii, ja ütleme, selle video tegemisel võtsin appi maailma parima arsti, treeneri, toitumisnõustaja ja üldse kuninga doktor, supernõustaja, treener Google'i. Ja vaatame siis, mis me siin kahe peale niimoodi kokku panime. Ja hakkamegi esimese müüdiga pihta. Nii, ja esimene minu lemmik siis on see, et jalgade ette tõsted trenasüüril on põlvedele ohutumad kui kükkimine või jalapressis. Ja mina siis läksin kohe doktor Google'isse infot otsima ja leidsingi sellise uuringu, kus võrreldakse siis harjutusi, kus toimub ainult ühe liigese liikumine ja mitme liigese liikumine. Ja seal võrreldigi täitsa jalapressi, kükki ja siis ettetõsteid. Seal uuringus siis selgus, et ettetõstetel jala esiosal need 4 pead siis aktiveeruvad natukene erinevatel aegadel, et see oli mingi millisekundites mõõdetav ja see tekitab siis ebaühtlast survet patella ja reieluu vahel. Patella on siis põlvekeder, aga ma ei saanud kuidagi vist öelda, et tekitab ebaühtlast survet põlvekederi ja kederi ja reieluu vahel. Ühesõnaga, nii ja igatahes põlvekeder siis on palju paremini kontrollitud reie 4 pea ja siis reie tagaosa koos töötamisel. Siis näiteks nagu kükkimisel või siis lihtsalt kõndimisel näiteks, ütleb doktor Google. Aga eks igaüks usub, mis ta ise tahab, eks iga harjutusega võib end vigaseks teha. Nagu idioot võib ennast näiteks ripsmeid värvides pimedaks teha. Nii, aga lähme edasi järgmise müüdi juurde. Nii, teine müüt siis on see, et kui venitad, siis ei teki vigastusi. Ja ma ei tea, kus see müüt võib pärineda, võib-olla sealt kuskilt aastast 1800 juba või ma ei tea, mida iganes. Aga nagu me mäletame siin, siis igal pool trennides ja kehalise tundides vist venituse harjutusi on tehtud aegade algusest juba koos soojendusega. Pidime jooksma seal mingi paar tiiru ja siis muudkui venitama ja 2 asja korraga ja siis sellega koos aeti mingit jura, et võt seda nüüd peab tegema kohe praegu soojenduseks, see on maru hea soojendus. Ja venitamine kindlasti aitab kaasa võib-olla seal taastumisele, teeb keha paindlikumaks ja kindlasti see ei ole halb. Aga ütleme, et vigastused nüüd juhtuvad ju normaalse töö selle amplituudi siis sees ju. Et kui sa näiteks rinnalt surud, enamus rinnalihase rebestusi, mis ma üldse kuskilt olen näinud, juhtuvad ju siis, kui lastakse see kang alla, surutakse üles ja kuskil siin keskel või kuskil siin, ühesõnaga siin vahepeal, et see on ju normaalne tööpiirkond, et sa ju ei vigasta ära seda rinnalihast kuskil seal. Sellepärast sa ei lase seda kangi siin, et mis see venitamine siis siin nagu muudab. Et kui sa oled nagu üle treeninud, millest tekivad vigastused või kui sa võtad liiga suure raskuse enda jaoks, millest tekivad vigastused, mis see venitamine siis aitab, et see venita palju tahad, aga point on selles, et jah, see vigastus tuleb nii kui nii. Ja lähme siis edasi. 3. müüt siis on see, et vabad raskused on palju paremad. Et mõtleme nüüd hästi järgi, et kas ikka on nii. Et kui sulle tuleb nüüd näiteks salt personaaltreener, näiteks lihtsalt, tuleb mingi klient, kes on seal 120
kilo, meesterahvas, naisterahvas, vahet ei ole. Ja ütleme, on siis seljatrenn. Mis sa siis ütled selle inimesele, et lõuatõmbed on paremad kui see masinaga seal alla tõmbed või plokil. Et ei huvita, me ei lähe sinna masina peale, sest lõuatõmme on parem. Ja nüüd me ripume siin nii kaua, kui sa hakkad lõuga tõmbama. Noh, mina nüüd mingi supertreener ei ole, aga olen aidanud elu jooksul ikka mõndasid naisterahvaid. Ja noh, ütleme, olen pannud rinnalt suruma neid siis antlitega näiteks. Noh, antlid on hea, neid on seal 1 kilost alates, noh ja ega kui naised algajana tulevad, noh, neil ongi seal kuskil 3, 4, 5 kilo see raskus. Nii. Ja vahepeal tõesti on nii, et noh, väiksemates saalides on ju kinni need rinnalt surumispingid. Noh, need kaldpingid ühesõnaga, jah. Ja no ma olen öelnud, et okei, üks harjutus on veel vaba raskusega, et no kui sa tõesti tahad, no lähme proovime seda 20 kilose kangiga siis sealt rinnalt surumist horisontaalpingi peal. Ja põhimõtteliselt mitte ükski naine, kes on algaja, ei jõua suruda seda kangi seal. Noh, ta on nagu vibreerib seal ja kukub vastu hambaid, pärast on sahtel puhas. No, mis ma siis ütlen talle, et aga see oli parem harjutus. Noh, fuck, ma võin sama hästi ju viia sinna kuskile masina peale või lasen lihtsalt kätekõverdusi teha põlvedi pealt või mis iganes. Vahepeal on lihtsalt see probleem, et inimestel ei ole piisavalt kogemust seda vaba raskust liigutada. Noh, kui sa paned esimest korda, võib-olla, ma ei tea, kellegi kükkima, siis ongi lihtsalt see, et ta lihtsalt kukub pikali ju sellega. Noh, siis ma olen piisavalt näinud seda, et tullakse jällegi rinnalt suruma ja hakatakse seda kangi laskma kuskile siia kõri peale ja siis need kuradi õlad käivad nii ja noh, ilmselgelt kui ikka oled esimesi kordasid seal jõusaalis, noh siis ma arvan, et see masin on palju parem, et seda keha ja lihast ja kõike nagu ette valmistada kõigeks selleks. Noh, nagu omast käeski tean, et teinekord on elus võib-olla lihtsalt juhtunud mingi õnnetus inimesega. Ja ta lihtsalt ei saa näiteks teha mingit vaba raskusega harjutust. Ja noh, lihtsalt nii ongi ja siis tuleb ju ümber selle treenida, kui masinatega on võimalik seda teha või mingi kummilintidega või millega iganes, siis tuleb seda teha. Et noh, ma arvan, et igal harjutusel on oma aeg ja koht. Ja 4. müüt siis on see, et lihaseid peab pidevalt šokeerima, et nad kasvaksid. Ja noh, see müüt, mis tuleneb siis sellest, et kui teed pidevalt ühte sama asja, ühte sama kava, et siis lihased nagu kohanevad selle kavaga ära ja ei kasva enam. Ma arvan, et niimoodi jääbki hüppama ühe harjutuse ja kava pealt teise peal, et kui sa iga nädal nüüd vahetad neid kavasid ja asju, niimoodi seda arengut ilmselt ei hakkagi väga tulema. Et noh, lihastel ei ole mingeid väikseid ajukesi seal sees, et nad teaksid, mida nad nüüd parasjagu tõstavad või mis asi see on seal on ju. Lihased ei saa sellest aru. Lihased ja kogu keha ikkagi tunnevad seda stressi, mis siis kehale nagu avaldub ja kohaneb siis sellega vaikselt on. Loogiline näide on ju see, et teed näiteks oma 4 seeriat mingit baasharjutust ja iga nädal või iga paari-3 nädala tagant lisad seal pool kilo. Mingi uraani peal ei treeni just. Nii. Ja siis noh, jälgid seda progressi, et kui sa nüüd lisad selle pool kilo, kas sa suudad 2-3 nädala pärast siis teha näiteks 4x10 või 4x8 või 4 või 5x5 või mis iganes on ja jälgid seda progressi lihtsalt ja panedki endale, kõige lihtsam pane endale kirja need asjad. Noh, kui mingi megaaju on inimene, siis on ju lihtne, siis jääb meelde. Eks siis keha ju peab kohanema selle stressi ja koormusega mingi aja peale. Ja noh, see ongi, kui sa 1 nädal hüppad küki pealt jalapressi peale kogu aeg, vaheldumisi või hetk tõsteti peale või mille iganes, et noh, millega sa mõõdad siis seda, kuidas sa tugevaks saad või noh, et ilmselgelt mingi areng ikka väike toimub kuskil. Jah, et mina arvan, et kui oled juba nii kogenud ja edasi jõudnud, siis peakski võib-olla jälgima seda baasharjutuste progressi, et noh, rinnapäeval võtad oma rinnalt surumise antlitega või millega iganes siis on ju. Kükipäeval võtad siis pressi või küki
noh, selja peal, kas seal jõutõmmet ja lõuatõmbeid, mida iganes ja mõõdad siis nende harjutuste progressi nagu, et noh, mis raskusega ja kui palju sa mida teha jõuad ja siis kirjutad selle üles ja noh, proovid seal võib-olla mingit erinevaid seeriate kombinatsioone või midagi, aga noh, seda on ju võimalik jälgida, kas mingit arengut on või ei ole. Ja eks seda progressi saabki siis niimoodi mõõta, et näiteks noh, ütleme, et ümmarguselt sul ongi seal mingi 100 kilo, nii sa surud sellega seal midagi, et kas sa siis üritad tõsta seda raskust ennast, proovid lisada võib-olla lõppu ühe seeria või siis proovid teha rohkem kordusi iga seeriaga. Noh, ja niimoodi ju tegelikult näeb ära, et kas siis selle lihasgrupiga toimub midagi või ei toimu, et seal ei ole mingi teaduslikku jura vaja ja ma ei tea mida, et noh, seda ju ise saab kõike jälgida, kui loogiliselt mõelda. Kindlasti ei pea kõiki 3 rakendama, et võibki ju neist ühte mõõta, näiteks tõstad raskust või lisad oma kordusi ja selle ühega ka juba peaks tegelikult ära nägema, et mis see keha siis toimetab ja kas ta taastub ilusti ära ja kas on piisavalt puhkust ja kõik sellised jutud. Nii, ja 5. müüt siis, üks minu lemmikuid jälle, on siis see inglise keeles anabolic window või siis eesti keeles ma tõlgiks selle siis, et toidulisandi tootjate poolt välja mõeldud pask. Ja noh, katsuks siis kuidagi lahti seletada, mis see siis nagu on, et eks saalis näen isegi hästi tihti selliseid mehi, et kes nüüd jooksevad kiiresti peale trenni sinna kapi juurde, võtavad oma shaikeri välja, kõik on valmis kaalutud, tehtud, siis lasevad sinna vee ja kulistavad selle kuradi kiiruga sisse. Et noh, mõned isegi teevad niimoodi, et tulevad, kulistavad selle sisse ära ja siis lähevad alles aeroobset tegema. Ja noh, ega mis ma siin hakkangi üldse valetama või petma, ega ma ise olin ju kunagi samasugune, ega ma ka ei teadnud seda kõike ja noh, eks selle valgupulbri kohta oligi palju sellist infot, et see ongi noh, selline maagiline asi, et selle peab kohe 30, ma ei tea, sekundi või minuti või mille iganes sees peale trenni sisse endale tõmbama ja siis oi, vot siis hakkab imesid juhtuma. Ja noh, hetkel ma vist ei ole valgupulbrit võtnud enam mingi 4 või 5 aastat ja noh, ilmselt kui ma vist seda tasuta saaks, ma ei tea, ma katsuks selle poole hinnaga võib-olla maha müüa või annaks tasuta sõpradele või kellegile, noh, ma ei näe üldse, et see vajalik oleks. Ja mulle ei meeldi lihtsalt juua endale valku ja kaloreid sisse, et ma ei tea, palju parem on süüa seda kana, muna või mida iganes kala head seal. Ja noh, kui viitsite, siis võite ise doktor Google'iga konsulteerida ja üsna pea, ma arvan, et leiate päris palju informatsiooni selle kohta, et see 30 sekundi või minutine aken siis maagiline ei olegi päris reaalsus ja et pilve peal võib-olla ei olegi need ükssarved, kes lasevad vikerkaart tagant, et see on hoopis loodusnähtus ja päkavik ei olegi olemas. Kurat, sellest viimases ma küll pettusin, aga kahju. Muidugi võite leida ka mingi hullult suure ambaali kuskilt, kes on mingi 120 kilo, rasvaprotsent on no kuskil seal 4 ja ta on naturaalne ja siis ta vannub teile oma vanaema, vanaisa ja ma ei tea kõigi nimel, et võt just selle produkti pärast tema siis ongi võt täpselt selline, et ma ei viitsi trennigi eriti teha, aga tõmbasin seda pulberit ja lükkasin auto ümber maja ees lihtsalt. Ja noh, igastahes on, kuidas ta siis on, et mõtlevatel inimestel soovitakse natuke seda infot uurida ja noh, mina arvan küll, et kodus võib süüa paari tunni pärast ka, et ei juhtu mitte midagi, et see maagiline aken ei lähe teil katki. Ja viimane ja 6. müüt, see on üks minu lemmikuid ja see ongi see, et kui tahad lihaseid kasvatada, siis ei tohi aeroobset trenni üldse teha. Ja müüt siis seisnebki selles, et aeroobne trenn võtab lihastel kõik energia ära ja siis lihastel ei jää mitte midagi ja siis on nagu kurvad väiksed poisikesed seal nurgas seisavad. Ja noh, oma kogemusest võiks siis öelda, et ma olen viimased 5 aastat teinud ikka iga nädal mingi
paar tundi, 1,5 tundi, olen küll laisk olen olnud, aga ikkagi olen teinud kogu aeg. Ja ma ei tea, seda jõukest ja lihasmassi ikka on tulnud juurde küll. Nii, ja siis ma sattusingi ka doktor Google'is sellise uuringu peale, kus leiti tegelikult mingi väike link aeroobse trenni ja lihaskasvu vahel. Ja seal oli mingi selline jutt, et kui sa teed aeroobset 80% või 85% maksimum pulsisagedusest, mis on veits karm minu arust, siis see aitab sul hoopis lihaseid kasvatada. Ma ei tea, kui tõsi see nüüd on. Nii, ja mina tegelikult arvangi, et see aeroobse müüt võib-olla tulebki pigem sellest, et ei lasta seda kehakaalu üles minna ja tehaksegi seda aeroobset liiga palju ja üritatakse off-seasonil siis või massiperioodil nüüd hull terav olla ja ma ei tea, mida seal korraldada, et ongi, et ma võtan ainult 4 kilo juurde ja ma kasvatan puhast lihast ainult, et rasva ei tohi tulla, et pigem selle aeroobsega hoitakse tagasi seda lihasmassi kasvu ja kõike ise nagu lolli peaga suht vist. Et ma arvan, et selles ei ole küll midagi halba, et lased ikka kehal korralikult kosuda, võtad selle 10 kilo seal juurde, mis ta siis on. Pärast jeeditad selle maha korralikult, ikka teed tööd, mitte ei mudi seal oma aeroobset pinki seal kuskil. Ja eks see müüt võib veel sealt ka tulla, et kui on räigelt üle dieeditatud kuidagi ja siis, ma ei tea, kuidagi lihast kaotatud või mis iganes. Nii, ja siit saigi siis need müüdid 6 tükki. Panin paar oma lemmikut ka sisse, need sai ühesõnaga kokku võetud, eks neid müüte on palju veel, võib-olla ma saan veel sellist videot kunagi teha, kui kellegile meeldib. Ja ongi, et kui kellegile meeldis, kui sulle meeldis, pane see like sinna, ära ole kade eestlane, ja subscribe'i võib ka panna. Ja ega siin ei olegi pikalt, mis ma siin enam jahun. Jutt on kõik räägitud ja järgmises videos juba näeme.